Järgmine päevakorrapunkt number 3 on Elva linnavolikogu alaliste komisjonide esimeeste valimine. Juhin tähelepanu, et tegelikult tegemist on nüüd salajase hääletusega, et meil on vaja teha teatud protseduurid. Esimene nendest on komisjonide esimeeste kandidaadid ja kui sobib, ma esitaksin endapoolsed kandidaadid komisjonide juhtideks. Ettevõtlus- turismikomisjoni esimehe kandidaadiks Fred Koppeli, haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kandidaadiks Aare Andersoni, spordi- ja vabaajakomisjoni esimehe kandidaadiks Peeter Laasiku. Ja siin on küsimus korraks nüüd Rei Aaberile. Ma sain aru, et see avaldus, kas see, mis sa meili teel saatsid, et see on nagu avaldus, et sa soovid komisjoni esimehe kohalt loobuda? Täitsa jõus. Et me igaks juhuks täpsustasin üle. Ja maa ja... Mul ei tulnud see läbi, igaks juhuks täpsustada. Ja maa- ja keskkonnakomisjoni esimeheks siis sellisel juhul, kuna Rein Aabel esitas avalduse, siis Rein Kuresoo. Et kas on veel kandidaate nimetatud komisjonide esimeste kohtadele? Ja palun ikka. Ma teeksin ettepaneku panna haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kandidaadiks August Vester, et tema tagasihoidlik kokkupuude haridusega võimaldab näha seda valdkonda väljast tulija pilguga ja kindlasti toetab uudse linnajuhtimise põhimõtteid. Aitäh! Aitäh! Kas on veel ettepanekuid? Kas August sa oled nõus kandideerima? Eelnevalt kokkuleppele Seega August loobub kandideerimast. Kas on veel ettepanekuid? Kui rohkem ettepanekuid ei ole, siis teen ettepaneku nimekiri sulgeda. Palun anda käega märku, kes on selle poolt, et nimekiri sulgeda. Kõik on poolt, seega on nimekiri suletud. Järgmiseks tuleb moodustada siis meil häältelugemiskomisjon ja mul on ettepanek nimetada häältelugemiskomisjoni Salle Ritso, Margel Männiste ja Marika Saar. Kas see on volikogule, kas on mingid teisi ettepanekuid nimetustes komisjoni liikmete suhtes? Kui ei ole, teen ettepaneku need inimesed kinnitada ja palun anda käega märku, kes on selle poolt. Kõik on poolt, 16 poolt häält. Küsimus võiks, kas seda koos saaks teha niimoodi? Ja palun, Salle saab kohe sõna ja Salle kohe sõna. Ühesõnaga nüüd ma saan aru, et meid on ära kinnitatud või ei ole? Jah, on kinnitatud ära. Et seda aega ka kokku hoida, siis me teeme ühe hääletussedeli ja seal on kõikide nende kandidaatide nimed, seal on siis sellised kastid, kus on poolt ja vastu ja sellesse kasti siis, kuhu te siis soovite, peate tegema siis oma risti ja sellest, kui on siis sellel kandidaadil, igaühel on siis üks hääl iga volikogu liikme, nagu te teate, iga kandidaadi korral. Ja siis kui on mõlemasse kasti tehtud rist, siis see on siis loetakse rikutuks, nii et te peate valima ikkagi, kuhu teha. Nii et ja iga kandidaadi kohta ikkagi me teeme kokkuvõtted eraldi. Aitäh! Nii, kui me saame need hääletussedelid valmis, siis jaotame teile siis allkirja vastu välja ja meil on siis hääletuskabiin kodus, siis saab kenasti märkida ja siis pitseerime ära selle kasti siin, näitame teile ette, et on tühi ja siis hakkame edasi toimetama. Meelis, võib-olla küsimusi liiga vabu ette. Et tulevasele spordi- ja vabaaja komisjoni esimehele
milles see vaba aeg seisneb, et see komisjoni töö, millega tegeleb, ütleme, kultuur on üks asi, sport, mis see vaba aja sisustamine, mis see vaba aeg kujutab? Minu arusaamist mööda on see, ma hakkan alustama seletamist juba Aarest, selles mõttes, et kultuur, see on huviharidus, et see läheb ikkagi selles komisjonis, kus on Aare, selline. Vaba aja minu nägemuse järgi on eelkõige vaba aja noorte tegevused, mis ei läheb väga selgelt huvihariduse alla ja nii edasi, see pool. Huviharidus, see on vanasti nagu huvihariduse teemat, huvikooli teemat ja muusikakooli teemat arutati hariduskomisjonis, nüüd neid teemasid enam seal. Ei, ma need edasi, minu arusaamust mööda, need on edasi kultuuri- ja hariduskomisjonis. Aga mis huvi teema? No näiteks ka see, et kui ma nüüd siis on aeg esitada minul oma kandidaadid, siis näiteks, et ma olen just selle vaba aja täitmise mõttes Mirje Jõgi ja Karmen Vallik. See on need tegevused, millega nemad tegelevad. No ütleme, kui noortele suunatud. Jah, just noortele suunatud. Jah, just. Noortekeskus ja Karmen tegeleb ka erinevatega, aga siiski selle huvihariduse poole peal, ma arvan, et huviharidus on ikkagi see, mis on Aare komisjoni vald. Tegelikult on Elva linna kodulehel ka on loodud sport ja vaba aeg kokku pandud. Et iseenesest, et ta võiks nagu väga hästi nagu kokku sobida, et sport ja vaba aeg, et paljud inimesed vaba aega spordiga sisustavad ja teisipidi. Et mulle nagu endale ka tundub, et on väga siduv vaba aeg. Kes on sporti, kes sisustab vaba aega? Jah, täpselt, et see nagu võiks nagu ta on Elva linna kodulehega ka ilustada fookus. Nii, meie oleme valmis, et meie oleme siis jaganud kenasti oma need ülesanded ära, mina olen esimees, sekretär Monika Saar ja liige Martin Männik. Nüüd me fikseeriksime siis teie juuresoleku selle kasti ära ja hakkame jagama välja siis hääletussedeleid. Et näitasid, et kõik on tühi, et te veendute, et siin ei ole teisi sedeleid sees ja fikseerimisel on kinni. See on ikkagi salajane hääletamine, isikuvalimised. Mis ajaga seal on rohkem asju. Kõik oli paremini välja.
Peetikul paremini hääl ei tugeva. Ära harjuta. Liiga pehme. mis see teil läheb? ja Kõik on ära käinud, kus tahtsid ära rääkida. Tundub nii.
palun vaikust. meie komisjon on siis oma töö lõpetanud ja koostanud protokolli number 2, siis alatiste komisjonide esimese valimiseks ja see on siis järgmine, et jagasime välja 16 hääletussedelit, valimiskasti avamisel oli siis 16 hääletussedelit on valimiskastis, kehtivaks tunnistati 16 hääletussedelit, kehtetuid ei olnud seega. Ja hääled jagunesid siis järgnevalt. Ettevõtluse turismikomisjoni esimehe poolt oli siis Fred Koppeli, kandidaadi poolt oli 15 poolthäält. Nii, vastu ei olnud. Nii, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees kandidaat Aare Anderson, tema poolt oli 16 poolthäält. Spordi- ja vaba-aja komisjoni esimees kandidaat Peeter Laasik on siis 16 poolthäält. Ja maa- ja keskkonnakomisjoni esimees kandidaat siis Rein Kulesoo 15 poolthäält. Siis seega siis meie poolt siis tulemused olid siis järgmised poolt ettevõtluse turismikomisjoni esimees otsustas oli Fred Koppel, haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Aare Anderson, spordi- ja vaba-aja komisjoni esimeheks siis Peeter Laasik ja maa- ja keskkonnakomisjoni esimeheks Rein Kulesoo. Et see on siis meie protokoll. Et siis aitäh. siis. Seega palun volikogu protokoll number 2 kinnitada, kes on selle poolt, palun anda käega märku. Toomas, aitäh. Nii, 16 poolthäälega on siis otsus vastu võetud.